Tere! Mina olen Nukuteatri näitleja Andres Roosileht ja minu lugemissoovitus teile ajaks, kui paljud meist peavad kodus istuma, õigupoolest võiksid istuda kodus peaaegu kõik. Esialgu plaanisin teile soovitada raamatut Kolmest paadist koerast rääkimata, sest et midagi rõõmsat ja toredat lugeda on alati vahva ja kuna mina lugesin seda ammu, olin siis 11-aastane, kui esimest korda lugesin, mul oli pimesule operatsioon ja ma mäletan, isa tõi mulle selle raamatu haiglasse, ma olin natukene nörtinud sellest, sellepärast, et see raamat ajas nii kohutavalt naerma ja mul oli valus naerda. Kahjuks aga ma ei leidnud seda raamatut oma riiulist üles, ehk ta on kellegi kätte kas välja laenutatud või ta on mõnes muus paigas. Siis selle asemel otsustasin, kuna me kõik loeme ilmselt praegu väga palju uudiseid ja katsume maailma asjadest aru saada, mõtlesin, et soovitan teile midagi, mis aitab teil loetavat paremini mõista, kirja pandud loetavat paremini mõista ja orienteeruda selles, mida, miks ja kuidas inimesed kasutavad ühtesid või teistsuguseid sõnu. Selleks ma valmistasin ühe raamatu, mis on siis George Lakoffi, Mark Johnsoni metafoorid, mille järgi me elame. Selles raamatus kirjapandu mõjub meile, see on 80-ndatel kirjutatud raamat ja see mõjub meile kuidagi juba, et on selge ja juba teame, millest juttu on. Sest et see, mis siin kirjutati, on meie tavateadvusse juba niivõrd palju jõudnud. Samas esimene osa sellest raamatust, esimene pool sellest raamatust on kaheldamatult põnev lugemine ja annab parema selguse ilmselt ka sellest, miks ühe või teistsuguseid sõnu kasutatakse ja mida sellest võiks aru saada. Siis minu nappide teadmiste juures siis pakuksin välja veel 2 raamatut lugemiseks. Üks neist on Edward Sapiri Keel ja teine, mis käsitlevad umbkaudu sama teemat, on Benjamin Lee Whorfi Keel, mõtlemine ning Worf, mõtlemine ning tegelikkus. Eelkõige see viimane, kes ta ei olnud üldse keeleteadlane, minu mälu järgi ta oli äkki see tuletõrjuja vist originaalis, aga hiljem muidugi sai tast keeleteadlane, kirjutab siis sellest, kuidas kasutatavad sõnad ja mõisted muudavad meie tegelikkust, ehk siis seda tegelikkust, mida me näeme ja kuidas siis erinevates keelte ruumides on erinevat moodi ka mõtlemise ruumid. Kas see tõele vastab või mitte, see polegi antud hetkel oluline, vaid oluline on see, et see on lihtsalt põnev mõttemäng. Need 3 raamatut, mida ma teile kindlasti häämeelega soovitaks ja pakuks praegusel siis ütleme, ruumis suletud ajas, kus info tuleb paljustki loetud teksti läbi ja miks ka mitte kõneldud teksti läbi, muide. Metafoorid, mida kasutatakse ka kõneldud tekstist, annavad selle inimese ja tema taotluste ja mõtete kohta palju rohkem informatsiooni kui võib-olla see, mida ta tegelikult välja ütleb. Lisaks sellele häämeelega soovitaksin teile põnevat lugemist veel ühe raamatu näol, mis ei puutu otseselt sellesse valdkonda, aga on väga mõnus lugemine muus osas. No nii, tore. See on Georges Perecki Mõelda, liigitada ja teisi tekste. See on hea, tore ja aeglane lugemine ja ka mõttemäng annab alust või ütleme siis nagu inspiratsiooni mõttemängudele, mida te ise võiksite selle kõige juures, selle kõige siis ütleme selle eraldatuse juures omale
kõrvale meelde jätta. Boonusena siin on üks minu kassidest.